Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 25. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me räägime ettevõtlikkusest ja seda kõige laiemas mõttes nii noorte ettevõtlikkusest, nii täiskasvanutele suunatud võimalustest, kui ka siis sellest, et kuidas meil Pärnumaal ettevõtlikkusega lood on. Ja sellega seonduvalt tervitan Pärnu huubis Viivika Viljat. Tere tulemast, Viivika! Tere! Alustame siis sellest, et ma haarasin kinni ühest sündmusest, ühest üritusest, mis saab toimuma märtsi alguses. See on siis ettevõtlikkuse arenguprogrammi koostööpäev. Kas ma ütlesin õigesti seda? Jaa, sa ütlesid täiesti õigesti. Millega tegemist on? Me käivitasime eelmise aasta sügisel ettevõtlikkuse arenguprogrammi, mille raames siis meie koolide õpilased õpivad mängujuhendajateks ehk õppetöö raames on neil võimalik läbi ettevõtlusküla mängude arendada enda teadmisi ja oskusi, teha meeskonnatööd, võtta vastutust ja arendada endas siis selliseid juhi või liidri omadusi ning märtsi alguses ongi tulemas selle arenguprogrammi üks koostööpäev, kus meie programmis osalevad koolid saavad jälle kokku ja õpilased teevad päeva jooksul need mängud läbi. Kas ma kuulsin õigesti ettevõtlusküla? Jaa, täpselt. Mis asi see on? Eestis tegutseb selline vabaühendus nagu ettevõtlusküla. Nad on välja töötanud erinevad ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet arendavaid mänge ja nende mängude baasil siis me enda arenguprogrammi läbi viimegi. Aga need koolid, kes siis praegu osa sellest saavad, kes need on ja kuidas nemad siis sellesse paati said nii-öelda? Programmis osaleb meil hetkel 4 kooli, Sauga põhikool, Sindi gümnaasium, Pärnu-Rääma põhikool ja Vändra gümnaasium. Igast koolist on kaasatud kuni 4 õpetajat ja kuni 10 õpilast. Selline väga mõnus kokkuhoidev seltskond. Me oleme juba 3-4 korda omavahel kokku saanud nii õpetajate kui õpilastega ja me alustasime sügisel, lõpetame siis selle programmi kevadel ning kevadeks siis peaksid olema nii õpetajatel kui õpilastel olemas need oskused, kus nad saavad neid mänge läbi viia ka natukene suuremale ringkonnale kui enda koolis. See on väga põnev, mulle tundub nüüd sinu juttu kuulates, et mu tütar on ka vist sellega seotud. Nii. Et ta kuidagi nagu ütles, et ta on ka Sauga põhikoolis. Ja. Et jah, me õpime siin teisi juhendama ja siis mõtlesin, et okei, aga ta väga nagu pikemalt ei rääkinud ka, aga see kõlab väga selle moodi, millest sa praegu rääkisid. Ja. Mis asja siis noored seal õpivad või mida nad siis nende koostööpäevade raames teada saavad? Ettevõtlusküla mängud on üles ehitatud selliselt, kus siis praktiliste tegevuste käigus mängitakse läbi majandusmudelid, kust tuleb raha ja kuhu läheb raha ja mis raha teenimiseks tegema peab ning kuidas seda mõistlikult kulutada. Ja kui me varasematel aastatel oleme käinud koolidega Tartus ettevõtluskülas neid mänge mängimas ise, siis nüüd meil on olemas endal need mängud siin koha peal, mis tähendab, et me ei pea kuhugi mängimiseks sõitma ning meie idee on see, et programmis osalevate koolide õpilased õpiksid ise mängujuhendajateks ehk nad saavad oma kaasõpilastele neid mänge läbi viia. Mitte õpetaja ei ole see, kes protsessi juhib, vaid õpilased ise. Ja mängu loogika on üles ehitatud selliselt, kus mängitakse läbi majandustsüklid 1, 2 ja 3 aastat või 1, 2, 3 kuud. Ja iga tsükli lõpus tehakse siis kokkuvõtted, et kuidas sul oma äritegevusega või majandustegevusega on läinud. Näiteks kui sa oled autoremondi töökoda, et kui palju pead sa teenust müüma või autorehve vahetama, et töötajatele palgad ära maksta ja elektrikulu ära maksta. Et mängus on siis erinevate ettevõtete esindajad, kauplused, apteegid, linnavalitsus, turundusettevõte, pank. Mängu kestel siis arveldatakse nii sularahas kui ülekannetega ka, et nagu väike majandusmudel.
mis selle käigus läbi mängitakse. Kui sa nüüd ütled, et te räägite ka investeerimisest, siis ma ütlen, et mu tütar vist tõesti saab sellest osa, sest et üks päev ütles mulle siin mõni aeg tagasi, emme, sa pole õpetanud mind investeerima. Ma siin, kus kohas see küsimus tal üldse tuli, aga mul tundub, et see võiks olla täiesti selle mängu osa nii-öelda. Ja, võib küll olla. Et väga paljusid teemasid kaetakse, et esialgu, kui me programmiga alustasime, et võib-olla tekkisid väikesed kõhklused, et see on mäng, et kas sa ikkagi õpid selle raames midagi, kuid nüüd selle protsessi kestel on ikkagi näha, et kaetakse väga paljusid olulisi ja elulisi teemasid. Ja see teadlikkus kasvabki läbi mängu, kui see on nagu nii-öelda siis õigesti juhendatud ja õigesti nii-öelda näppu pulsil hoitud, siis palju paremini kui see kuiv teooria nii-öelda. Täpselt. Väga äge igatahes. Aga nüüd, kas selliseid ettevõtlikkuse arenguprogramme siis on juba mitmeid aastaid tehtud, et kui tõid välja, et varasemalt olete ka käinud mujal nii-öelda mängimas, et nüüd saate siis õpilasi siin juhendada? Me ei ole sellise süsteemsusega seda varasemalt teinud. Me oleme lihtsalt käinud mängimas, harjutanud, vaadanud, kuidas need mängud sobivad ja kuidas õpetajad ja õpilased selle vastu võtavad. Praeguse programmi puhul on meie suund see, et programmis osalevad koolid integreeriksid selle mängu enda igapäevasesse õppetöösse. Ehk see oleks õppetöö osa ja need õpilased, kes praegu välja õpivad mängujuhendajateks, et nemad järgmisel aastal õpetaksid enda koolis välja juba järgmised juhendajad, et õpe toimuks õpilaselt õpilasele ja see süsteem oleks jätkusuutlik, et ta jätkuks aastate kaupa. Kas siis on plaanis ka juba uued koolid nii-öelda võtta või kuidas need koolid said, kes teil siis praegu programmis osalevad? Üle aasta tagasi kevadel kuulutasime selle programmi välja ja koolid said märku anda, kes olid huvitatud seal osalemast. See programm on üpris mahukas ja tihe, et pead ikka vaatama, et kas sa suudad selle enda igapäeva sinna õppetöösse ära mahutada või mitte, et ja 4-5 kooli kandideeris ja 4 kooliga me siis läksime edasi, kes praegu programmis osalevad. Äge on kuulda, et Pärnumaa koolide õpetajad või huvijuhid, kes iganes eest veavad, siis on sellest asjast huvitatud ja tõesti tahtsid osa saada. Ja on üles kerkinud ka see, et kevadel lõpeb programm ära, et mis me nende koolidega edasi teeme. Et nende koostööpäevade raames me oleme 4 kooliga kokku saanud ja ühiseid tegevusi teinud ja selline mõnus võrgustik on välja kasvanud ja tegelikult soovitakse tegevusi edasi teha, et me nüüd panemegi plaani paika, et kuidas me edasi läheme sellest. Üks idee on võib-olla ka see, et pakkuda teistele Pärnumaa koolidele võimalust neid mänge mängida ja esimese sellise katsetuse me teemegi kevadel Pärnu Ülejõe põhikooli 8. klassi õpilastega, kus siis Sauga põhikooli õpilased viivad neile mängu läbi. Et kui praegu need tegevused toimuvad oma kooli keskkonnas ja selle programmi raames, et siis on see nagu esimene kogemus, kus sa lähed teise kooli õpilastele mängu läbi viima. See on väga äge mõte, et see võrgustik ka läbi selle nagu laieneks. Et üks asi on oma kooli siseselt edasi anda neid teadmisi, teine asi on see, et lõppkokkuvõttes kõik Pärnumaa koolid ära katta nii-öelda. Ja meil oli vahepeal ka õpetajatega selline kogemuste jagamise päev, et kuidas meil programmis on läinud. Ja üks selline mõte, mis sealt välja tuli või üllatus oli see, et õpilased suudavad koostöös lahendada kõik tekkivad probleemid, nii tehnilised kui sisulised ja täiskasvanud ei pea sekkuma. See on nii äge. Ja et me olemegi neid koostööpäevi selliselt läbi viinud, et õpetajad ei sekku protsessi, et õpilased peavad ise need lahendused leidma ja nad leiavad, et see on nii äge vaadata kõrvalt. Siis ei saa üldse väita ega nõustuda, et noored on hukas ja millegagi hakkama ei saa, et need, kes on natukenegi, ütleme siis, soovivad maailma juurde anda, on ju. Et selge on see, et kõik ei peagi soovima. Mõni tahabki lihtsalt rahulikult enda koolide läbi teha ja ongi nagu niimoodi
omas mullis piltlikult öeldes. Aga mõni on ka selline, kes on aktiivsem ja tahab nagu siis ühiskonnas võib-olla rohkem kaasa rääkida, eks ju. Ja see on alati nii olnud ja seda on rõõm kuulda, et see ka jätkub nii. Ja eks sinna programmi koolide poolt valitigi välja need õpilased, kes ise soovisid selle väljakutse vastu võtta. Et igast koolist on kuni 10 õpilast, et kui sa mõtled, et klasside suurused on 24, mõnes ka rohkem, et siis ongi väike osa nendest, kes soovisid selle väljakutse vastu võtta ja mugavustsoonist välja astuda. See on hästi äge, et selliseid programme õpilastele ja koolidele tehakse. Kui palju on meil selliseid võimalusi koolidele analoogseid või üldse selliseid nagu mängulisi õppeprogramme läbi viia? Kui palju selliseid võimalusi on? Võimalusi tegelikult on päris palju ja eks kõik sõltub õpetajatest ja koolidest endast ja nende mõtteviisist, kui palju soovitakse seda kasutada. Üheks heaks võimaluseks on ju meie enda mini-õpilasfirmade programm, kus õpilased teevad praktiliselt läbi ettevõtte loomise, toodavad tooteid, müüvad, võistlevad ning õppeaasta lõpus lõpetavad ka ettevõtte tegevuse, et väga praktiline. Rääkides on tõesti siis selle noorte pisikestest firmadest. Et kui kunagi aastaid tagasi see teemaks oli, et hakatakse selliseid õpilasfirmade siis elluäratamisi või nagu loomisi tegema, siis ma esimese hooga oma peas mõtlesin, huvitav, et hästi äge, aga kui jätkusuutlik see nagu on. Aga mulle tundub, et see nüüd on nagu terve igavik juba olnud, et tundub, et see on asi, mis on noorte seas kuidagi heas mõttes nagu lendama läinud. Ja seda küll, sest et mida see mini- või õpilasfirma loomine annab, on need päris oskused eluks. Meeskonnatöö, enda aja planeerimine, aja juhtimine, tegevuste juhtimine, turundustegevused, võõrastega suhtlemine, et tegelikult kõik see, et kui sa päris ellu astud pärast kooli, mis sa päriselt tegema pead. Hästi kihvt on ka see, kui on olnud need nii-öelda messipäevad, kus siis on, või laadapäevad õigemini vist öeldakse, kus on siis hommikul vaja neil tulla, endal asjad kõik valmis panna, hoolitseda sellest, et kõik asjad töötaksid, kui on vaja juhtmed ja mis iganes veel on, et nad peavad ise selle enne nagu vähemalt läbi mõtlema, siis see müügipäev ja lõpuks veel kõik asjad ära koristama, kokku panema, on ju. Et see on ikkagi päris äge, et ei ole nüüd niimoodi, et tuled, müüd, suhtled, vaid kogu see kupatus on nagu noortel vaja enda jaoks läbi mõelda ja siis nii-öelda aega planeerida. Ja kusjuures ka enamus tegevus toimubki koolipäeva välisel ajal, et koolis õppetöö raames sa teed sellised kohustuslikud asjad ära, mis sa koolis koos õpetajaga saad teha, aga toodete tootmine ja kogu see pool jääb sul ikkagi pärast koolipäeva lõppu ja tihtipeale ennem laatasid on ju ka ajasurve peal, kus sa pead tooteid tootma, et millegagi laadale välja minna. Ja ei ole harvad juhused, kus laada esimesel tunnil müüakse enda lett tühjaks, et mis sa siis teed? Ära minna ei tohi. Mis siis noored teinud on, kuidas nad on seda olukorda lahendanud, kui ongi letid tühjad? Ja eks õpetajad ise oleme soovitanud ka jätta ikkagi 1-2 toodet alles, et sa saad tutvustada külastajatele enda toodet ja vastu võtta tellimusi. Ja seda tehakse üpris aktiivselt. Väga äge, aga huvitav noored ise ka oleks selle peale tulnud. Võib-olla see on see koht, kus nagu ruttu ära on tehtud, siis me oleme nii tublid, kiired ja osavad on ju. Et teisipidi on väga hea mõte, et siis saab ju tutvustada edasi ikkagi. Ja eks see tuleb kogemusega ka, et me oleme viimastel aastatel Pärnus korraldanud minimaalselt 3 laata ja pärast esimest laata on noortel juba esimesed kogemused ja oskused olemas, kuidas järgmistel laatadel käituda, et see annab väga head õppetunnid. Kui paljud neist ka jätkavad enda pisikeste firmadega või mini-firmadega? Õpilas- ja minifirmade programm on loodud selliselt, et nad saavad tegutseda 1 aasta, sügisel alustavad, kevadel või siis kõige hiljemalt suvel lõpetavad ja sama firmaga, sama nime tootega enam järgmine aasta ettevõtet teha ei saa. Et
harvad ei ole sellised juhused, kus tehakse põhikoolis minifirmat ja minnakse edasi gümnaasiumisse tegema õpilasfirmat. Õpilasfirmasid tehakse üldjuhul 10. klassis ja kui nad oma tegevuse ära lõpetavad, siis 12. klassis nad keskenduvad ju peamiselt kooli lõpetamisele ja ülikooli minekule. Nii et tihtipeale ikkagi sellest õpilasfirmast päris firmat ei saa. Kuid on juhuseid, kus õpilased teevad ikkagi ka päris ettevõtte, kui on selline äge toode või idee. Jah, ja samas kui on ju ka keskkool läbi ja ka see toode on väga hea olnud, siis miks mitte juba sealt hoopis tükis selline algus enda eluteele panna nii-öelda. Jah, täpselt. Aga nüüd rääkides siis õpilaste üleüldisest ettevõtlikkusest, et kuidas sulle näib, sa oled päris palju olnud selle sees, et sa ikkagi näed õpilaste sellist ettevõtlikkuse poolt nii-öelda. Et kas me võime Pärnumaa mõistes rahule jääda, kui me ka näiteks vaatame Eesti üldpilti, et kui ettevõtlikud meie noored on võrreldes siis sellise üldpildiga? Ma arvan, et iseenesest igal pool Eestis tehakse väga palju erinevaid tegevusi selle raames. Et kui me vaatame õpilasfirmade hulka, siis tõesti Pärnumaal on väga suur hulk õpilasfirmasid ja minifirmasid, mis igal aastal luuakse. Selle töö taga on meie väga tublid õpetajad ja erinevad koostööpartnerid siis aitavad tugida nii meie õpilasi kui õpetajad, et me saaksime ühiselt osaleda erinevatel sündmustel. Et meie õpilased on aktiivsed ja nad võtavad aktiivselt erinevatest sündmustest osa. Oli just Tallinnas üle-eestiline õpilasfirmade laad 2 päeval Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskuses. Seal oli ligi 450 firmat koos ja 30 umbes oli Pärnumaalt. Et õpilased on aktiivsed ja võtavad osa, et ei saa nagu nuriseda selle poole üle. Et üks asi on see, jah, kui ütleme siis täiskasvanud loovad võimalusi, aga oluline on see, et noored ise ka tahaksid osa saada nendest, et kui võimalusi lood, aga noored osa ei võta, siis ei ole ju pointi. Jah, täpselt. Aga nagu sa tõidki välja, et siin on ka suur töö ja panus siis tugistruktuuril, kes siis neid noori tugivad nii-öelda. Ja neid tugistruktuure on ju tegelikult mitmeid, kes kõik omavahel koostööd teevad. Üheskoos otsitakse võimalusi, mida noortele pakkuda, et nad tunneksid ennast hästi. Et kui me räägime Pärnumaast ja sellest, et meie noored lähevad siit ära, eesmärk on ju luua selline keskkond, et nad mingi hetk tahaksid tagasi tulla või tahaksid tulla siia teistest piirkondadest noored kas õppima või tööle, et keskkond toetaks kõike seda. Kuidas teie need programmid üles leiate piltlikult öeldes, et olgu siis kas või seesama minifirmade teema või siis ettevõtlikkuse arenguprogramm, eks ju, et kuidas selle kohta info liigub nii-öelda? Eks ettevõtlikkuse ettevõtlusõppe arendamisel on omad võrgustikud välja kujunenud ja me teeme üle Eesti ja tegelikult ka üle Euroopa omavahel tihedat koostööd. Ja tihtipeale ju ka õpetajad saavad kokku erinevatel sündmustel ja sealt kerkivad ideed ülesse. Meil endal on Pärnumaal tegutseb ettevõtlus, majanduskarjääri õpetajate võrgustik. Me saame kokku kord kvartalis ja paneme paika need tegevused, mida me võiksime Pärnumaal üheskoos teha. See ei tähenda seda, et arenduskeskus midagi või kõike tegevusi eest veaks, ka õpetajad veavad eest. Et näiteks rahatarkuse või majanduse teemal meil on nüüd mitu aastat Vändra gümnaasiumiga koostöös toimunud maakonna ülene majandusviktoriin põhikooli õpilastele ja eelmise aasta oktoobris me tegime siis rekordi osalejate arvult, üle 700 õpilase osales viktoriinil. Et aga see on ka selline aastate pikkune tegevus, et Vändra gümnaasium on seda eest vedanud ja teinud, aga mõned aastad tagasi me siis panime nii-öelda jõud kokku, seljad kokku ja hakkasime koostöö tegema ja see on kasvanud. Eks seda toetab omalt poolt seda ka, et Rahandusministeeriumi eestvedamisel toimuvad õpetajate rahatarkuse mentorklubid ja Pärnumaal on need 5 aastat toimunud, tegutsenud ja eks need õpetajad kaasavad enda õpilasi nendesse tegevustesse ja annavad neile võimalusi.
Ja selliseid programme mulle nagu näib, et on erinevaid päris palju, millest siis nagu tuleb lihtsalt nagu kinni haarata nii-öelda. Ja programme on rohkem, kui me suudame kinni haarata. Et üks huvitavam kui teine, et tahaks ju kõigest osa saada, aga lihtsalt ei jõua. No õpilasi peaks ka piisavalt olema. et tihti kipub olema see, et ongi see aktiiv nagu suurem, eks ju. Ja siis kui keegi on juba mingi programmiga nagu seotud ja hõivatud, ega ta siis ei saagi uut asja nii-öelda juba kohe peale võtta. Ja õpilastel samamoodi, et pärast koolipäeva lõppu on ju nendel trennid ja huviringid ja asjad, et tegelikult neid võimalusi on väga palju. Aga korra tõid juba välja siin ühe õpetajate võrgustiku, kui palju selliseid õpetajate võrgustikke meil on veel teada, millest nagu me saame täna veel rääkida, et mis ainete õpetajad veel nagu nii-öelda koostööd teevad? Kui rääkida õpetajate koostööst, siis tegelikult on ainealased võrgustikud maakonnas igas valdkonnas, aga neid veavad koolide eest. Arenduskeskuse juures on siis lisaks ettevõtlus, majandus- ja karjääriõpetajate võrgustikule Matik valdkonna õpetajate võrgustik, ehk see ühendab endas Pärnumaa matemaatika, füüsika, keemia, loodusteaduste, tehnoloogia ja kunsti valdkonna õpetajaid. Me käivitasime selle võrgustiku aasta tagasi jaanuaris või veebruaris ja idee siis selles, et kuidas me saaksime ise siin maakonnas koha peal toetada enda õpilasi, et nad läheksid edasi õppima sellistele keerulistematele erialadele, mis ülikoolis on, mis puudutabki matemaatikat, füüsikat, keemiat, et toetada inseneeria valdkonna arengut. Ja kutsusime õpetajad kokku, et üheskoos erinevaid lahendusi asju välja mõelda ning teisest küljest ka omalt poolt neid õpetajaid toetada, sest selle valdkonna õpetajad on tihtipeale ka väga ülekoormatud ja vajavad ka ise tuge ja inspiratsiooni. Ja nüüd meil on valdkonna õpetajatega juba 4 kohtumist toimunud, 5 on tulekul ja need kohtumised, nende sisu me kujundame nende enda soovide järgi, mida nad siis ise soovivad kuulda või näha. Mis see senini teemadeks on olnud või kuidas need päevad on üles ehitatud? Me kohtume üldjuhul pärastlõunastel aegadel, kui õppetöö on läbi, kohtumised on 3-tunnised ja käivad näiteks esinemas erinevate ülikoolide esindajad, räägivad enda võimalustest, mida nemad meie õpetajatele saaksid pakkuda, millistes programmides meie õpilased saavad osaleda, pluss siis võib-olla ühena tooksin välja, et koostöös meie inseneeria kobaraga siis need õpetajad said käia õppekäigul Pärnu haiglasse ja tutvuda siis sealse tehnilise poolega, et kui me tavaliselt oleme haiglat harjunud külastama patsiendina, siis nüüd me olime nagu haiglatöötaja poolel ja nägime neid tehnilisi lahendusi ja seda tehnoloogiat, mida haigla kasutab inimeste ravimisel ja mida siis noored peaksid õppima, et saada haiglasse sellele ametikohale tööle. Et see oli väga huvitav ja silmi avav õppekäik. Mulle tunduvad, et õppekäigud olevat hästi hea võimalus päris maailmast selle töövaldkonnast nii-öelda osa saada. Ja, nii on. Kas on mõni selline õppekäik veel plaanis või on praegu veel vara rääkida? Õpetajad on avaldanud soovi külastada Tõrvandi kooli. Tõrvandi kool on siis Eestis selline kool, kus töötab leiutaja ja on soov minna vaatama, mida siis leiutaja koolis teeb. Eks see on ka samamoodi suunatud inseneeria valdkonna arengule, et kuidas siis nemad on selle olukorra lahendanud, et kuidas õpilasi tugida ja toetada. Hästi armas, et sa selle inseneeria kobara korraks välja tõid või nagu lauale tõid. Et kui me räägime ju Pärnust, siis me mõtleme hotellid, turism, töötlev tööstus ja ma ei tea, väga palju nagu kohe esimese hooga nagu ei tulegi pähe, on ju, et ja siis meil on siin inseneeria kobar. Et anna natuke tausta palun. Ja, et
inseneeriakobar kasvas välja tegelikult ettevõtete vajadustest. Et koostöös personalijuhtidega me mitmed aastad tagasi käivitasime juhtide arenguprogrammi, et tõsta siis Pärnumaal juhtimiskvaliteeti ning sealt kuidagi kujunes välja, et me peaksime midagi tegema üheskoos ka inseneeria valdkonna toetamiseks. Ja üsna ruttu saime aru, et selle valdkonna toetamiseks on meil vaja valdkonnale eestvedajat ning võrgustikus peaksid tegutsema tegevad insenerid. Ja nüüd on valdkonnal meil eestvedaja olemas, see võrgustik on üpris suur, tegutsevad tegevad insenerid ja meil on päris märkimisväärne hulk ettevõtteid selles võrgustikus. Ja nüüd, kui rääkida noorte valdkonnast, siis meil koostöös nende samade ettevõtetega ja koostöös Inseneriakadeemiaga on kevadel tulemas maikuus avatud tehaste päevad. Inseneriakadeemia eelmisel aastal katsetas seda, käisime Tartumaal vaatamas, kus siis 2 päeval Tartumaa ettevõtted avasid tehased, sai käia ringkäigul, 1 tehas tegi päeva jooksul 4 ringkäiku. Ühel päeval said käia õpilased, teisel päeval kogu linnarahvas ja nüüd siis Pärnumaa on ka sinna võrgustikku lisandunud ja sel kevadel avavad Pärnumaa tehased enda uksed. Mis asi see Inseneriakadeemia on? Ja Inseneriakadeemia on siis üle-eestiline selline ettevõtmine, mis toetab samamoodi inseneeria valdkonna propageerimist ja üritab lahendada neid murekohtasid. Samamoodi tuua esile seda, et miks see valdkond on oluline, miks noored peaksid õppima minema ja mis töötamisvõimalused meil tehastes on. Kuidas noortele see teema peale läheb? Räägitakse, et noored ei taha tööd teha, kõik tahavad olla YouTuberid ja midagi muud nagu ei taha kuulda. Eks me nüüd näeme, kui need ettevõtete külastused toimuvad, et siiamaani, mis on varasemalt ettevõtete õppekäigud olnud, need on huvitavad noorte jaoks, nad näevad päriselt, mis ettevõtetes toimub, et võib-olla erinevad müüdid saavad murtud, et kui tehases on lärm ja mustus ja müra, siis seda tegelikult ei ole. Et sa päriselt näed, milliseid töökohtasid olemas on ja mida sa teha saad. Ühe õpilase kommentaar mulle väga meeldis, see oli aastaid tagasi, käidi ühes tootmisettevõttes ja see õpilane oli koolis selline 3-line, ta ei viitsinud väga õppida ja siis ta sai aru, et kui ta ei õpi, siis tema võimalus on töötada monotoonselt liini peal, tõsta asju ühest kohast teise ja ta sai aru, et selleks, et ta seda tegema ei peaks, peab ta paremini õppima. Issand. Karm reaalsus. Karm reaalsus, aga selline nagu positiivne motivaator, mis nagu mõjutas teda ja pani mõistma, miks ta peab paremini õppima. Võib-olla rääkida, et noored ei taha tööd teha, et võib-olla nad ei taha rumalat tööd teha, et nad tahavad sellist mõttekat, sisulist tööd teha, millel on mingisugune mõju. Ja ma kujutan nüüd, et nii mõnigi noor vastupidi just sai aru, et issand, aga see tehase töö ongi see, mida tema tahab. Et äks sinna vaatsa, et issand, see on niisugune mõnus korraks, et tulla omas mullisega, pead olema hästi nagu hetkes kohal on ju. Et see on nagu teisipidi ka väga avardav nendele noortele, kes võib-olla ise ei mõtleks selle peale esimese hooga, võib-olla nad mõtleksid, et ma ei tea üldse, mis ma enda eluga teen, aga siis nad käivad seal ära vaatavad, aga tegelikult oleks see päris äge väljund. Inimesed on ju väga erinevad, et kes tahabki omaette nokitseda stabiilsust ja kes on rohkem väljakutsetele avatud. Ja, nii ta on, jah. Aga ma tean, et sa oled ikkagi seotud arenduskeskuses veel ühe kobaraga, personalikobaraga. Neid kobaraid on nii palju, et minul on juba ammu lugemine sassi läinud. Aga personalikobara, mis see endast kujutab? Enne mainisin ka, et koostöös siis personalijuhtidega aastaid tagasi me töötasime välja juhtide arenguprogrammi, et selle kobara eesmärk ongi siis välja töötada erinevaid selliseid programme ja lahendusi, mis aitaks tõsta meie juhtimiskvaliteeti maakonnas, mis aitaks tuua siia maakonda sellist tarka tööjõudu ja muuhulgas valmistada ka meie noori ette tööturule sisenemiseks. Nüüd eelmise aasta kevadest oleme katsetanud seda, kus me personalijuhtidega käime
koolides noortele rääkimas töösuhetest ja seda siis ettevõtte personalijuhi vaatenurgast. Et väga selline aus ja avatud loeng noorele või noortele, et nad teaksid, mis tegelikult teisel pool lauda toimub. Meie sinuga oleme täiskasvanud juba ammu ei mõtle selle peale, kuidas peaks olema esimene töövestlus, eks ju. Aga noored ju, kes alles koolipingist lähevad, neil pole õrna aimugi, mis see töömaailm on. Nad alles õpivad käima selles osas. Et see on hästi äge, et neile antakse ka mingisugused sellised juhtnöörid, et millega võiks arvestada. Ja, no Pärnu eripära võib-olla on see, et suvel võtavad teenindusasutused ju väga palju noori tööle. Ja nüüd koolides käies me alati küsime ka noorte käest tagasisidet, kui palju on töökogemust neil. Ja gümnaasiumi osas on tegelikult väga üksikud, kellel ei ole suvist töökogemust. Teeme neid loenguid ka põhikoolile, siis 9. klassi omadel olid umbes pooled olid tegelikult juba tööl käinud. See on see meie maakonna eripära, nagu sa tõid välja. Teisipidi on see väga äge. See annab võimaluse ikkagi juba varakult natukene tööelu nuusutada. Ja, väga oluline. Aga siis, kui rääkida nüüd Pärnumaa ettevõtete juhtidest, et nendel ka siis seda nagu juhtimise kvaliteeti tõsta, eks ju, et kas see on siis varasemalt olnud murekoht või lihtsalt, et see on lihtsalt üks võimalus nii-öelda, kuidas inimest siis veel nagu toetada tema teel? Eks see on ühtepidi murekoht ja teistpidi võimalus toetada, sest Pärnumaal, miks see üldse alguse sai, oli see, et kui ettevõtetes, me räägime praegu tootmisettevõtetest, tihtipeale on nii, et töötaja tõuseb keskastme juhi tasemele, tavatöötaja. Ta on väga tubli, ta on tõusnud keskastme juhi tasemele, aga tal ei pruugi olla ka kõrgharidust. Tal oleks vaja enda teadmisi täiendada, kuid ta ei saa minna ülikooli mikrokraadi omandama sellepärast, et tal puudub kõrgharidus. Ja tihtipeale ka töö kõrvalt teise linna ülikooli käia on väga keeruline. Ning sellest tulenevalt, siis just ettevõtete vajadusest tulenevalt otsustasime koos personalijuhtide ja Tartu Ülikooliga välja töötada sellise programmi, mis aitab just spetsialistist keskastme juhiks tõusnud inimesel enda teadmiste pagasit suurendada. Tartu Ülikooli õppejõud käisid siin meil Pärnus koha peal, 8 pikka päeva on see koolitus läbi mitme kuu. Ja õppejõud käisid siin koha peal, nii et meie enda ettevõtete töötajad said siin koha peal need ülikooli teadmised kätte ja siin ei ole vahet, kas sul on põhiharidus, keskharidus, kõrgharidus, et said omandada need teadmised. Ja see programm osutus nii edukaks, et eelmisel aastal toimus meil 3 moodulit seda. No kõik see, mis te täna rääkinud olete, paneb mind üha rohkem nagu mõistma ja aru saama, et püha jumal, kui palju meil toimub Pärnus. Ja väga paljudest me võib-olla selles mõttes ei tea, kuna ma ei ole võib-olla see sihtgrupp, eks ju, aga see ei tähenda, et siis ei toimu. Meil on nii palju ägedaid asju, mis maakonnas toimuvad, olgu see siis kas nii-öelda kitsamalt suunitletud või laiemalt suunitletud, millest kõik kuulevad, eks ju, või siis see, mis on nagu väiksemale ringkonnale nii-öelda. Et ei saa nagu öelda küll, et Pärnu oleks üks väike igav linnakene, kus miskit ei toimu. Ja seda küll, et ja mis me ise viimasel ajal oleme tähele pannud, et nii palju tegevusi toimub ka samaaegselt, et väga raske on valida, kuhu ma siis lõpuks lähen või mida ma kuulda soovin. Ja erinevaid seminare, konverentsi, õppepäevi ja kõike nii-öelda. Aga nüüd üks teema on veel, mida ma tahaksin puudutada ja ma tean, et raha see kütab alati kirgi. Raha tarkus võiks rohkem kirgi kütta kõige paremas mõttes. Et kuidas meil sellise rahatarkusega lood on? Ja mainisin ennem ka, et meil on õpetajate rahatarkuse mentorklubi ja see on nüüd 5. aasta Pärnumaal. Ja see on esimene aasta, kus meil on 2 gruppi, ehk siis Pärnumaa õpetajate huvi on väga suur. Üks grupp tegutseb Pärnus, teine Vändras. Aga uuringud, mis on Rahandusministeeriumi eestvedamisel läbi viidud, näitavad seda, et nooremate inimeste rahatarkuse teadmised on üldjuhul isegi suuremad kui meie vanustel. Ja
kuigi meie teadmised võivad olla head, siis meie rahatarkuse käitumine sellele kaasa ei tule. Ehk siis tegelikult on vaja mõjutada inimeste käitumist. Ja ühtepidi siis see, et õpetajad osalevad rahatarkuse klubis, viivad edasi teadmised õpilastele, õpilased mõjutavad enda vanemaid kodudes. Sest viimasel ajal olen päris tihti kuulnud seda, kus lapsed ütlevad vanematele, et nad soovivad investeerida ja soovivad sellest maailmast rohkem teada saada. Ja kuna siis rahatarkuse teadmisi on vaja ikkagi arendada, me käivitasime mõned aastad tagasi koos Hanno Kuldsar-Sarve ja Liisi Kirchiga Pärnumaa rahatarkuse klubi. Me kohtume siis septembrist maini 1 kord kuus õhtuti, kus käivad siis erinevad esinejad rääkimas investeerimisest, rahatarkusest, maksudest ja nii edasi. Ja need klubi kohtumised on üldjuhul tasuta osalejatele. Sa saad ise valida, mis teema sind kõnetab, kas sa sel kohtumisel osaled või mitte. Ja kohtumiste sisu panevad ka klubi liikmed ise paika, et annavad meile märku, keda nad sooviksid kuulata või mis teemasid nad sooviksid kuulata. No tihti see rahatarkus jääb ka võib-olla selle taha, et ma nagu ei taha ju tunnistada, et mul pole neid teadmisi. Kus ma nüüd nagu ütlen, et ma tegelikult ei oska. Häbi on ju öelda. Kuigi tegelikult see on just see koht, kus võiks endale ausalt otsa vaadata ja teada, et on olemas inimesed, kes oskavad selles teemas juhendada. Ja klubis käimine, sa ei pea tulema sinna rääkima ja sa ei pea ütlema, et sa ei oska, et sa võid lihtsalt osaleda ja kuulata ja olla võrgustikus koos nende inimestega. Ja see on võib-olla tõesti selline valehäbi koht, mis tasub endas nagu maha panna. Et nagu sa tõidki välja, keegi ei peagi seal rääkima, sa võid lihtsalt tulla ja kuulata, eks ju. Aga selle rahatarkuse klubi kohta, et kuna see on ikkagi avatud kõigile, eks ju, et kus kohast selle kohta lisainformatsiooni saab või järgmise kohtumise kohta näiteks? Ja kogu info on Arenduskeskuse lehel väljas, et klubi kohta saab lugeda lähemalt teemakobarate alt. Samamoodi Arenduskeskuse üritused on ürituste kalendris üleval ja kõik rahatarkuse klubi sündmused tulevad ka sinna üles. Aga sinul endal järgmised projektid, järgmised teemad, suunad, mis siis on tööalaselt nii-öelda loksumas, no üks on see sama ettevõtlikkuse arenguprogramm, eks ju, koostööpäev on tulemas, aga veel, mis sul niimoodi praegu laual tegemisel käsil on? Võib-olla kõige rohkem põnevust tekitab see, et me oleme võtnud õpilasfirmadega suuna minna natukene rohkem rahvusvahelisemaks kui varasemalt. Ja sel aastal siis esimene rahvusvaheline sündmus on selja taga. See oli jaanuarikuus, kus meie õpilasfirmad osalesid Tartus rahvusvahelisel õpilasfirmade üritusel. Märtsikuus me lähme 3 õpilasfirmaga Austriasse ja 3 õpilasfirmaga Riiga rahvusvahelisele võistlusele. Et see annab nendele ka võimaluse näha, et mida mujal Euroopa riikides õpilasfirmad teevad ja vaadata siis, mis tasemel me ise oleme. Issand, ma kujutan ette, kui palju see võib motiveerida ühte noort inimest päris enda ettevõtluse peale mõtlema. Aga sinna nüüd said siis need, kes on nagu laatedel rohkem silma paistnud või kuidas sinna siis need valikud osutusid? Kooli enda sees toimus kandideerimine. Et kooliõpetajad ise siis lasid õpilastel kandideerida õpilasfirmadel ja siis selle põhjal kujunes valik välja. Loomulikult see kandideerib ju see, kellel on endal huvi minna ja teha ja tegutseda. Väga äge. Aga kas see on siis õpilasele endale tasuta, on see nagu siis Arenduskeskuse poolt finantseeritud või kuidas see on? Ja me finantseerime seal osalemist enda projektidest, kuid kuna tegemist on väga kallite võistluste või sündmustega, siis nendel on ka õpilastel endal oma osalus. No see on mõistetav. Aga iseenesest neid programme ja projekte, kus kohast raha taodelda, neid ma olen aru saanud, et on ka päris palju. Ja ikka igal ühel omal suund ja neid on palju, tuleb lihtsalt kõrvad silmad lahti hoida ja
taotlusi esitada. Õigel ajal õiges kohas. Jah, täpselt. Aga sellega võtame täna kokku ja kes siis tahab rahatarkuse kohta, rahatarkuse klubi kohta rohkem kuulda, siis tasub Arenduskeskuse kodulehe peal natukene ringi surfata ja sealt siis leiab informatsiooni kenasti kätte. Jah, täpselt. Suur aitäh, Viivika, sellega võtame kokku, jõudu tööle ja järgmise jutustamiseni. Aitäh!